Nii, tere tulemast teile kõigile, austatud Vabariigi President, ministrid, kolleegid, mõttekaaslased, sõbrad, daamid ja härrad. Mul on väga meeldiv taas tervitada teid Inimõiguste Instituudi aastakonverentsilt Düstoopiline tulevik, mis toimub juba 16. korda. Aga nüüd ütlen vahele korraks paar tehnilist momenti. Kes ei saa aru, tõlkeoperaadid on seal ja seal, kanalid 1 ja 2 tõlgitakse inglise ja eesti keelde, kui teil vajadust on. Ja siis teine asi, ma olen tänulik, kui te panete oma telefonid vaikse peale. Näppida võite. Sellepärast, et meil on kaardi peal QR-kood ja siit saate lugeda esinejate tausta, programmi ja muud vajalikku infot, mis teil vaja on. Aga ma hea meelega nagu ütleks hästi lühidalt ära, et 3 teemat, mis meil täna tulevad arutluse alla, on siis inimõigused globaalses maailmas. Mul on väga hea selle paneeli puhul just see, et need inimesed on erinevatest riikidest, mitte ainult Eestist. Teine paneel, mis räägib meile düstoopilisest maailmast, kuhu me kõigile ootamatult oleme sattunud. Ja 3, kas internet on üldse inimõigus, on ta privileeg või lihtsalt õigus, mis asi ta üldse on. Nii, aga nüüd, kuna aega on vähe, raha on vähe ja kõike on vähe viimasel ajal ja uudiseid on liiga palju, siis tegelikult Vabariigi President, ma palun teid. Head konverentsist osavõtjad. Tahaksin öelda mõne sõna teemal inimõigusteta pole ka julgeolekut. Kuid lubage mul jõuda selleni läbi paari käänaku. Nädal tagasi algas Eesti raamatu aasta. Niisiis head raamatu aastat meile kõigile. Pealegi võtab ka tänavuse konverentsi programm juhiseks raamatu ja toob veidi süngelt meie kaasaega George Orwelli teose 1984. See on mõtteline teekond olukorda, kus sõda on rahu, vabadus on orjus ja teadmatus on jõud. Sel aastal möödub pool sajandit Helsingi lepete sõlmimisest. Meenutagem. 1975. aastal toimus Euroopa julgeoleku ja koostöö konverents, kus Lääne- ja Idariigid ning 3. maailm leppisid kokku julgeoleku ja rahvusvahelise läbikäimise põhimõtetes. Nagu teame, võeti neiste lepetesse ka inimõiguste austamise kohustus. Nimelt jäi pärast pikki vaidlusi peale seisukoht, et inimõiguste tagamiseta pole ka rahvusvahelist julgeolekut. Mõelgem sellelegi, millist ohtu nägid tollal eestlased. Kardeti, et suurriigid sõlmivad leppe, millega tunnustatakse Nõukogude Liidu õigusi okupeeritud aladele, muuhulgas Eestile. Nõukogude Liidu huvides oligi väita, et kui tema faktilisi piire ei tunnustata, siis pole ka julgeolekut. Midagi sarnast kuuleme Venemaalt ka täna. See on ettekäändeline arusaam julgeolekust, et põlistada oma võimu okupeeritud territooriumitel. Olen aga kindel, et õiglus ja julgeolek ei ole vähemalt pikas perspektiivis lahutatavad. Kuid on veel üks põhjus, miks tasub meenutada 1975. aasta leppeid. Inimõiguste alust rajavad dokumendid olid selleks ajaks teatavasti juba sündinud. 1948. aastast pärineb inimõiguste ülddeklaratsioon. Kodaniku ja poliitiliste õiguste rahvusvaheline pakt oli vastu võetud 1966. aastal ja nii edasi. Ka Nõukogude Liit oli andnud neile dokumentidele oma allkirja. Tegelikkuses aga see ei kajastunud. Allkiri jäigi vaid allkirjaks. Kui tulla tänavuse inimõiguste aastakonverentsi teema juurde, siis võiks küsida, mis on düstoopilisem? Kas see, kui riik ütleb ausalt,
et inimõigused temal ei kehti või kui luuakse mulje, et kehtivad küll, aga tegelikkuses nendele õigustele tugineda ei saa. Viimasel juhul on lugu võib-olla hullemgi, sest inimõiguste rikkumine on siis varjatum. Pärast 1975. aastat tekkisid surverühmad, mis nõudsid, et Nõukogude Liit täidaks iseenda võetud kohustusi. Eestiski oli julgeid inimesi, kes protestisid Helsingi lepete rikkumise vastu ning langesid seetõttu repressioonide alla ja ka vangistusse. Võitlus inimõiguste eest oli osa meie vabadusvõitlusest. Oleks naiivne arvata, et praegu, kui oleme iseseisvad, seda võitlust enam pidada ei tule. Eesti on demokraatlik riik, mis võtab oma kohustusi tõsiselt. Kuid alati ei piisa heast tahtest. On vaja inimesi nagu teie, kes jälgivad ja hoiatavad. Inimõiguste ja julgeoleku probleem ei ole kadunud. Sageli mõistetakse seda nii, et ühel pool kaaludel on inimõigused ja teisel pool julgeolek. Ning kui rahvusvaheline olukord läheb pingelisemaks, peame tegema julgeoleku nimel järeleandmisi. Siis tuleb õigusi ja vabadusi rohkem piirata. Siiski sööndaksin väita, et tänagi kehtib see vana tõde. Inimõiguste austamiseta pole ka julgeolekut. Kui me sunnime inimõigustest taganema, siis tegelikkuses taganeb ka julgeolek. Samuti peame tänagi hoiduma ettekäändelisest lähenemisest julgeolekule. Oht on ka see, kui hakkame looma piiranguid pelgalt selleks, et tunda end kindlalt. Või isegi vaid arvates, et nüüd võib-olla saame end kindlamalt tunda. Iga piirangu puhul peame küsima, mida sellega ikkagi konkreetselt saavutatakse ning mis kinnitab, et üldse mitte midagi saavutatakse. Tänapäeval tähendab inimõiguste kaitsmine ehk isegi esijoones hoolikat järelmõtlemist ja vigade vältimist. Muuseas tähendab see ka seda, et on vaja avalikku kontrolli võimu üle. Tarka rahvast ei saa olla vabaduseta. Ilma targa rahvata aga pole head valitsemist. Mida pingelisem on maailm, seda vähem saame endale lubada rumalust. Aga nüüd, head konverentsist osavõtjad, ma soovin teile arukaid arutelusi ja suur tänu kuulamast. Aga nüüd alustame oma konverentsiga ja esimene paneel düstoopiline tulevik, inimõiguste olukord maailmas. Justiits- ja digiminister Liisa-Ly Pakosta, teie sissejuhatus, palun. Aga kui sa juba tuled ja nagu päevauudistest igal poolt räägib, et on Eesti raamatu aasta, kurjad keeled väidavad, et oled meie keele maha müünud. Kuidas lugu on? Ma loodan jah, et viipekeele tõlk on siin olemas, et pärast 4 miljardi sõna äraandmist tahtnetele välismaalastele on midagi alles jäänud. Aga ei, mul on tegelikult väga hea meel, et me peame ju selliseid konverentse siin ka, räägime eesti keeles ja me hoiame eesti keelt kõikides võimalikes viisides ja moodides. Ja meil on vabavaraline eesti keele korpus, mida on arendanud Eesti Keele Instituut, mis sisaldab lause näiteid. Seda ei saa lugeda artiklite kaupa nagu Wikipeediat. Ja seda vabavaralist eesti keele korpust me tõesti näeme vaeva kohe ekstra sellega, et seda toppida sisse rahvusvahelistesse suurtesse firmadesse ja kas või selleks, et sotsiaalmeediaplatvormidel oleks võimalik vaenukõnet tuvastada ja taga ajada omakorda masinate abil, et sellest eesti keele nüansirikkusest aru saadaks. Nii et kinnitan, et ükski ahne välismaalane ei ole 4 miljardi eestikeelse sõnaga jalga lasknud, kõik on alles. Aga
Tehisaru ajastul kindlasti on omaette probleem sellest, kuidas kõikidest nendest asjadest veel paremini rääkida, kuidas ühiskond sellest aru saab, kuidas me seda selgitame. Ja kuna minu sissejuhatuse aeg on väga lühikes, ma igaks juhuks jätkan turvalisemal ehk raamatu teemal. Inimõiguste ülddeklaratsioon ja see Orwelli 1984 on ju tegelikult oma sünnilt kaasaegsed. Ülddeklaratsioon võeti vastu Peaassamblee resolutsiooniga 1948. aasta detsembris ja George Orwelli düstoopiline romaan ilmus ainult pool aastat hiljem, et nad kirjutati enam-vähem ühel ajal. Ja mingis mõttes nad moodustavadki ju tekstipaari. Üks on deklareerivalt helge ja teine täiesti selgelt õõvastav. Ja praegu 21. sajandil me näeme, et mitmed poliitilised jõud levitavad oma sõnumeid ja nad ütlevad, et inimõiguste ülddeklaratsioon on justkui jäänud oma aega, kaotanud ajakohasuse. Aga paraku seda öeldes ei mõtle nad seda, et need väärtused deklaratsioonist oleks muutunud enesestmõistetavaks või triviaalsekski, vaid neile tunduvad selle dokumendi mõned paragrahvid lausa liigsena. Mitte kõik õigused ei pea kehtima kõikidele või taas tuleb tagasi see, et kellel jõud, sellel õigus. Ja kahjuks me näeme, et need poliitilised erakonnad ja liikumised koguvad järjest populaarsust ka Euroopas. Tegelikkus võib mõjuda mitte vähem õõvastavamana kui Orwelli kirja pandud fiktsioon. Ja õõvastav on seegi, kuidas kümnete miljonite inimeste arvates maailmas, isegi miljonite inimeste arvates Euroopa heaoluriikides mahuvad Kremli müüride vahele ära kõik 4 meile Orwellilt tuntud ministeeriumit, armastuse, tõe, külluse ja rahuministeerium. Vähe sellest. Paljude arvates mahuvad kõik need ministeeriumid isegi ühe inimese pähe ära. Nii me olemegi Ukrainas. Riigi ja rahvuse juures, kes kannatab üdini ebaõiglases sõjas agressorriigi Venemaa roimade terrorismi ja hävitustöö all. Agressori eesmärgiks on hävitada Ukraina riiklus, rahvus, kultuur ja iseolemine. Hävitatakse, sest suur puu on pähe võtnud ja öelnud, et sellist riiki ja rahvast ei eksisteeri ega tohigi olemas olla. Varsti juba 11 aastat nendest 3 viimast isena siis ägedalt sõditakse nendega, keda ei ole olemas. Selline düstoopselt patoloogiline ilming. Ukraina suuruselt teises linnas Harkivis asub maja, mille nimi on Slovo, sõna. Alguses oli sõna, nii algab ka suur raamat, aga vabast sõnast saavad alguse inimõigused. Sõna on vaba, teame meie siin Eestis. Ukrainas aga teavad Slovo maja ja selle lugu peaaegu kõik. 66 korteriga korrusmaja ehitati Ukraina kirjanike tarbeks Stalini korraldusel ja see sai valmis 20 aastat enne 1984 ilmumist. Igas korteris oli oma vannituba, keskküttesüsteem ja telefon. Viimane mitte niivõrd rääkimiseks kui pealtkuulamiseks. Enam kui poolte korterite elanikud saadeti gulaagi, kus nad hukkusid või hukati. No just kui oleks Orwell kirjutanudki oma romaani just selles Harkivi majast Slovo. Või vähemalt oskas ta briti kirjaniku empaatia viia sellesse majja ja ühiskonda, düstoopsesse ühiskonda. Üle aja kestva sümbolina pommitatakse juba enam kui 3 aastat Harkivit peaaegu iga päev. 100 maju on pommi- ja raketirünnakutes hävitatud. Vihaga, sest Harkiv ei anna alla. Kannatatud on saanud tegelikult ka seesama Slovo maja. Lapsed õpivad Harkivis maa-alustes koolides, et pommirünnakute tõttu õppetöö ei kaetkeks. Nad õpivad seal Ukraina õppeprogrammi järgi, mis on vabadus, mis on vaba sõna, mis on inimväärikus ja mis on inimese õigus. Orwelli ohusõnum jõuab jätkuvalt paljudeni ja seda räägib edasi ka järgnev kohe algav paneel. See on väga vajalik, see on oluline. 1984 ei ole kuidagi kaotanud kahjuks oma aktuaalsust ega ajakohasust. Ja niisamuti ei ole seda kuidagi kaotanud ka inimõiguste ülddeklaratsioon. Aitäh! Freedom that was promised to Oceania
There is no freedom of speech, no freedom of thought, no freedom of assembly. Videoletõlgid ei ole. What remains of the ideal of peace? Universal peace, peace with our neighbors, peace to till the soil, peace. War is peace! War is peace! War is peace! Whole of Oceania is plunged in ignorance. Universal and abysmal ignorance. Ignorance even of the most elementary principles of democracy. Ignorance is faith! Ignorance is faith! Ignorance is faith! The dictatorship of the party must be overthrown! I call upon the people to destroy the tyrant who calls himself Big Brother! No nii, see oli siis sissejuhatus esimesse paneeli, nimetame seda emotsionaalseks sissejuhatuseks. Ma palun, te ei pea keegi kätega kaasa haarama ega mingeid selliseid asju tegema, aga mul on väga hea meel kutsuda esimeses paneelis lavale. Ma väga vabandan, kui ma mõne nime natuke valesti hääldan. Kõigepealt minu Tavares Mirabal, Dominikaani Vabariik, palun. Morsal Sayas, Afganistan, pesitseb praegu Pariisis. Anastasia Sevchenko, Open Russia esindaja, praegu põhielukoht Vilniuses, aitab hästi palju ukrainlasi, palun. Allar Jõks, endine õiguskantsler, nüüdne advokaat, no me kõik tunneme teda, palun. Ja kõige lõpuks mul on hea meel kutsuda moderaatorit, Euroopa Parlamendi liiget, härra Urmas Paet, palun. Et hea parlamendi liige Euroopas, kuidas te seal olete Brüsselis inimõiguste rühmas Europarlamendis, millest te seal räägite? Hädast ja viletsusest peamiselt. Õnne ei ole. Ei, järjest vähem on, kui seda üldse on olnud. Et selles mõttes ei tahaks siin varahommikul tuju rikkuda, aga üldiselt see pilt tegelikult läheb järjest kehvemaks, kui me räägime inimõigustest ja selle kaitsest. Sest on selge, et autoritaarsed ja totalitaarsed režiimid niikuinii suurt osa inimõigustest ei austa ega ei kavatsegi austada ja et olukord vähegi parem oleks või et seda tasakaalustada, on vaja, et vabad ühiskonnad, inimõigusi austavad ühiskonnad hoiaksid maksimaalselt kokku ja teeksid koostööd, et seda totalitaarset survet maailmas tasakaalustada. Aga nagu me kõik teame, viimaste nädalate näidete varal ka see vabade ühiskondade koostöö pehmelt öeldes enam ei toimi. Põhjustel, et ühe suure demokraatia valijad tegid oma otsuse möödunud aasta sügisel, mille tulemus on see, et palestiinlased pangu valmis ennast deporteerimiseks, et rahvusvaheline kriminaalkohus saab peale sanktsioonid, et rahvusvaheline arenguabi on juba saanud suure löögi, et Gröönimaa inimesed reaalselt kardavad ja nii edasi ja nii edasi. Et selles kontekstis, nagu ma ütlen, suureks rõõmuks, nagu täna varahommikul siin põhjust kahjuks ei ole. Hästi, aga alustame oma paneeliga ja ütlen igaks juhuks, et paneel tuleb inglisekeelne. Aitäh! Hei. No nii, tere siis minu kui paneeli juhi poolt, head paneelikülalised, dear guests, dear panelists. Head külalised, paneeli liikmed, mul on hea meel teid tervitada teid siin Tallinnas. Ja minu lühike sissejuhatus ütleb meile seda, et düstoopia ei ole enam tulevik, vaid üha rohkem see on osa meie igapäevasest elust. Kui me vaatame Ukrainat, kui me vaatame Venemaad ja veebruaris on 1 aasta möödub sellest, kui Aleksei Navalny mõrvati ja veebruaris on 3 aastat
sellest, kui algas uus vägivallalaine Ukraina vastu. Kui me vaatame seda, mis toimub Lähis-Idas, mis toimub Afganistanis, me näeme seda, et naiste õigused praktiliselt ei eksisteeri. Kui me vaatame ka seda, mis toimub Sahara-aluses Aafrikas, paljudes riikides, kus on toimunud väga palju riigipöördeid viimaste aastate jooksul ja nõnda edasi. Ning kui me vaatame Euroopat, siis meil olid valimised väga paljudes riikides eelmisel aastal. Aga nüüd meil on siis Slovakkia valitsus, Fico oma, siis Orban Ungaris ja Euroopa Liidu ajaloos on Ungari esimene riik, mis ei ole täielikult vaba enam vastavalt rahvusvahelistele vaatlustele. Niisiis sellel rõõmsal toonil ma tahaksingi alustada meie paneeliga, nii et head paneeli osalejad. Kõigepealt esimesena püüdke palun vastata sellele küsimusele, kuidas teie seda inimõiguste olukorda hindate ja teil on oma konkreetsed kogemused ja näited. Kas te olete natuke optimistlikumad kui mina või kuidas see pilt välja näeb? Ja palun. Suur tänu ja suur tänu mind kutsumast. Ma olen ainuke Ladina-Ameerika esindaja siin, nii et mul on see suureks auks, et mind kutsuti siia selleks, et jagada teiega oma mõtteid. Võiksin öelda ka seda, et see visioon ei ole, nägemus ei ole väga erinev. Ma ei arva, et oleks ükski maailmajagu, mis praegu mõtleks selle peale, et nendel on teistsugune arusaam asjadest kui see, mida te just väljendasite. Olles seda nüüd öelnud, siis ma tahaksin paari sõna ka rääkida oma riigist. Ma olen selles piirkonnas rääkides, kus mina olen pärit. Ma olen pärit Kariibi mere saarelt, mida jagavad 2 riiki, Dominikaani Vabariik ja Haiti, mida juba 16. sajandist saadik tuntakse hispanioolana. Ja mõned inimesed võib-olla teavad seda ka Punta Canana või mis sellise nime all, aga see on siis Dominikaani Vabariik. Punta Cana on väga ilus koht Dominikaani Vabariigis ja inimõiguste võitlus on sügavalt juurdunud selle aare ajaloos ja Ladina-Ameerikas ning terves maailmas muidugi. Ja üks esimesi teadaolevaid üleskutseid inimväärikusele õiglusele lääne poolkeral leidis aset Santo Domingos, mis on saare pealinn, see oli aastal 1511. Kui Hispaania Dominikaani munk Fray Anton de Montesino pidas ajaloolise jutluse, milles mõisteti hukka Hispaania valitsuse all elavate põlisrahvaste Taino inimeste ebainimlik kohtlemine ja nõuti kodanike õigusi. Ja tema ütles, öelge mulle, millise õigusega või õiglusega te hoiate te neid indiaanlasi nii julmas ja kohutavas orjuses? Kas nemad ei ole mitte mehed ja naised? Kas neil ei ole ratsionaalset hinge? Tema sõnad, mis sellel ajal võeti küll väga vaenulikult vastu, oli üks esimesi dokumenteeritud väljendeid, kus viidati rahva õigustele ja inimõiguste kaitsmise, puudutasid inimõiguste kaitsmist Ameerikas. See hetk ajaloos tuletab meile meelde, et õiguse ja võrdsuse põhimõtteid tuleb alati kaitsta rõhumise ja ekspluateerimise eest. Mul on väga suur au olla täna siin teie eest, mis on konverentsil, mis on pühendatud inimõiguste kaitsmisele ja edendamisele ja seda ajal, mil inimväärikuse, õigluse ja demokraatia põhimõtted seisavad silmitsi hämmastavat väljakutsetega kogu maailmas, siis kutsutakse meid üles mõtisklema kriitiliselt inimõiguste trajektoori üle ja kinnitama oma kollektiivset vastutust nende kaitsmisel. Ja täna ma püüan seda küsimust käsitleda just Ladina-Ameerika, Kariibi mere ja eriti just omaenda kodumaa vaatenurgast.
Ma pean rõhutama inimõiguste ajaloolisi juuri selles piirkonnas, Ladina-Ameerika rolli rahvusvaheliste inimõiguste normide kujundamisel ja rääkima ka püsivatest väljakutsetest, mis on põhjustatud välistest sekkumistest meie riikides. Dominikaani Vabariik, sarnaselt paljude teiste Ladina-Ameerika riikidega, on kujundatud vägivalla ja inimõiguste rikkumiste tsüklite abil, mida on tugevalt mõjutanud ka välisriikide sekkumine ja autoritaarne võim. Pärast iseseisvuse väljakuulutamist Haitist 1844. aastal Dominikaani Vabariik elas üle 2 Ameerika Ühendriikide sõjalist okupatsiooni aastal 1916 ja teine aastal 1965. Neid sekkumisi õigustati kui jõupingutusi tagada piirkonnas stabiilsust, aga need aitasid säilitada võimsade riikide majanduslikke ja strateegilisi huve. Esimese okupatsiooni lõppedes jäi Dominikaani Vabariigile vastloodud rahvuskaart, mida juhtis diktaator Leonidas Trujillo ja mõned aastad hiljem, 30. aastatel haaras Trujillo võimu sõjaväelise riigipöörde ja petturlike valimistega, mis tähistas ühe Ladina-Ameerika ajaloo julmima diktatuurist. Üle 3 aastakümne valitses Trujillo hirmu, repressioonide vägivalla kaudu. Tema režiimi määratati ka just selle kaudu, et ta massiliselt rikkus inimõigusi, ta piinas poliitilisi vastaseid, vangistas neid ja pagendas oma poliitilisi vastaseid. Ta mõrvas tuhandeid, see oli siis 1937 oli siis suur veresaun, mille käigus tapeti piiridel 10 000 Haiti migrante ning tal oli täielik kontroll poliitilise ja majandusliku elu üle. Ja mina ise olin selle diktatuuri õuduste ohver, sest see puudutas sest minu ema ja 2 tädi tapeti 25. novembril 1960 ja see inspireeris ÜRO-d kuulutama välja siis rahvusvahelise naistevastase vägivalla kaotamise päeva. See ajalugu ei ole ainult Dominikaani Vabariigile ainuomane, kogu Ladina-Ameerikas alates Trujillost, Tšiili, Panama, Nicaragua, Granada, Argentiina, Haiti ja teised. Me oleme näinud sarnaseid mustreid, kus väga võimsad riigid on sekkunud tegevusse ja õõnestanud sellega demokraatlikke institutsioone inimõigusi kogu maailmas, pannes paika siis võimaluse pikaajaliseks ebastabiilsuseks ja vägivallatsükliteks. Ja hoolimata suurtest edusammudest, millega Dominikaani Vabariik seisab silmitsi sarnaselt ülejäänud maailmaga, siis me näeme väga tõsiseid inimõiguse probleeme, mis on hoiatuseks ülejäänud piirkonnale ja maailmale. Näiteks Haiti päritolu dominiiklaste denatsionaliseerimine pärast 2013. aasta konstitutsioonikohtu otsust on jätnud tuhandeid inimesi kodakondsuseta ja neil ei ole ligipääsu haridusele, tervishoiule või tööhõivele ning see peegeldab ka sisserändajate vastase meeleolu ülemaailmset kasvu, seda nii Ameerika Ühendriikidest ja Euroopani. Ma arvan, et ma siin lõpetan omapoolse sissejuhatuse ja siis vastan edaspidi teie küsimustele, kus ma räägin siis tegelikust olukorrast, milline see praegu on. Dialogue is always better than dialoog on alati parem kui monoloog. Aga suur tänu selle Ladina-Ameerika tutvustuse eest ja kui me vaatame Ladina-Ameerikat tervikuna, siis te kirjeldasite teatud sealseid elemente, kuid pilt on loomulikult palju kirjum, kui me vaatame käesolevat olukorda Haitis, Venezuelas, Nicaraguas, Kuubal ja nii edasi.
siis inimõiguste rikkumised ja kannatused nendes ja mõnedes teistes riikides endiselt kahjuks jätkuvad. Ja kui me vaatame Venezuelat, siis ohud ei ole ainult oma ühiskonnale, vaid ka naabritele. See referendum, mis korraldati Guyana territooriumi osalise okupeerimise kohta, näitab, et ka väiksemad diktatuurid ikkagi käituvad samamoodi nagu suured. Nii et ma olen kindel, et Venezuela diktatuurile oli Venemaa käitumine eeskujuks, kui korraldati referendum väiksema naaberriigi Guyana territooriumi osaliseks territooriumiseks, nii et ma usun, et see on kõik omavahel seotud. Aga Ladina-Ameerikast lähme nüüd Afganistani. Veel üks halb näide ja paljud siin saalis olijatest olid tõenäoliselt väga lootusrikkad seoses Afganistani tulevikuga veel paar aastat tagasi, kuid nüüd oleme kahjuks langenud lähtekohta 0 punkti tagasi või veelgi hullem. Naistel ei ole mingeid inimõigusi Talibani režiimi all Afganistanis. Aga proua Sayas, annan teile sõna. Aitäh! Suur tänu teile kutse ees, see on suur au siin saalis teiega koos viibida ja rääkida inimõiguste tulevikust, eriti arvestades, kust mina pärit olen, düstoopsest ühiskonnas, kus inimõigusi süsteemselt rikutakse ja inimväärikust trambitakse jalge alla. Sellises ühiskonnas on pidevad kannatused ja düstoopse ühiskonna kontseptsioon lihtsalt selgitab tegelikult olukorda Afganistanis käesoleval hetkel. Palun teil silmad sulgeda ja kujutada ette, et olete naine Afganistanis, kus iga hommiku ärkate, teil puuduvad igasugused õigused, teil pole mitte mingeid õigusi. Keha otsused, teie mõtlemist reguleerib režiim, mis soopõhist genotsiidi läbi viib ja provotseerib ka meesi rakendama neid reegleid kodus. Naisterahvastel ei ole õigust tööl käia, ei ole õigust kodust välja astuda, ei tohi õppida, tööl käia, kõneleda ei tohi. Kõnevabadus, sõnavabadus puudub. Ma kõnelen siin, aga ma ikkagi mõtlen oma õdedele Afganistanis, kelle põhiõigusi nagu kodust väljaspool kõnelemine on puuduvad. Nad ei tohiks aknast välja vaadata, aknad peaksid olema kaetud ja ei tohi üldse kodust väljaspool olevate inimestega suhelda. See on naiste olukord Afganistanis. Õigus haridusele, töötamisele, õigus valida oma kaaslane ja õigus olla nähtaval. Need on kõik keelatud. Nad peavad toitma kõiki koduseid, koristama. See on kõik, mida nad tohivad teha. Oleks vähemalt kodud turvalised. Koduvägivalla määrad samuti tõusevad. Asi ei ole ainult avalikus ruumis ja režiimis, vaid kuna režiim provotseerib mehi naiste vastu, siis ühiskonnast lihtsalt headust juuritakse välja ja viisakust. Nii et naisi kontrollitakse nii kodus kui kodust väljaspool ja tänasel on kaamerad Kabulis ja teistes linnades kõikjale paigaldatud. Inimesed peavad maksma ise kaamerate eest, interneti eest, elektri eest, selleks, et suur vend saaks neid jälgida ja me ei tea,
kas see suur vend on seal, kes see on või teda ei ole, lihtsalt tuleb korraldusi täita, kellegi korraldusi, keda pole kunagi nähtud. Niimoodi teostatakse inimeste üle järelevalvet, neid jälgitakse, inimestel ei ole õigust kritiseerida, režiimi ei ole õigust lugeda, nii palju raamatuid on tsenseeritud, neid ei tohi müüa, lugeda. Meedia olukord, Talibani vahistab ajakirjanikke, õpetajaid, meediatöötajaid ja need meediaväljaanded, mis on veel avatud, avaldavad vaid seda, mida Taliban soovib. Nad tohivad vaid seda teha, mida Taliban soovib, et nad teeksid. See puudutab ka seda, kuidas neil on ka piiriülene mõju väljaspool Afganistani. Jaanuari viimasel nädalal Mohammed al-Bahrani kadus ja ka öeldi avalikult, et neil on ressursid tappa inimesed väljaspool Afganistani, väljaspool riigipiire. Nii et neil on ligipääs inimestele ka piiriüleselt ja opositsioon rünnatakse ka väljaspool piire. Ja see ei puuduta ainult Afganistani naisi. Radikaalid tahavad, et Afganistan jääks lahingutandriks, et võidelda vaenlaste vastu väljaspool Afganistani, et üle kogu maailma nad siis hakkavad levitama islami valitsemisviisi ja selle eesmärgi saavutamiseks radikaliseeritakse afgaane, õpetatakse radikaale välja, nii et see ei puuduta ainult naisi ja nende haridust, vaid see puudutab ka mehi, noori poisse, kes käivad koolis ja kus neid ainult radikaliseeritakse. Neid õpetatakse naisi vihkama, vägivallatsema ja toetama Talibani ja et tulevikus nad peavad võimu haarama üle kogu maailma. Nii et me näeme radikaliseerumist Euroopas ja Taliban inspireerib neid radikaale. Meil oli tulistamine Brüsselis, tulistamine Rootsis koolis, neid inimesi inspireerib Taliban. Viimastel kuudel on olnud mitmeid rünnakuid ka Saksamaal ja kõiki neid inspireerib Taliban. 2021 augustis, kui Ameerika partneritega lahkus Afganistanist, siis Talibani rühmitused, mis olid varem mustas nimekirjas, nüüd neil on õigus tervet riiki valitseda ja tegutseda rahvusvahelisel areenil ja loomulikult see inspireerib ka teisi radikaalseid rühmitusi Afganistanis ja väljaspool Afganistani rahvusvaheliselt selleks, et rikkuda inimõigusi ja et inimeste tapmine on normaalne, tavapärane. Afganistani naised, LGBTQ ja inimõiguste eest võitlejad kindlasti tervitavad rahvusvahelise kriminaalõiguskohtu otsust ja see on meie jaoks oluline samm ja me hindame seda sellepärast, et see on esimene kord, kui rahvusvaheline kriminaalkohus nii-öelda tunnustab kuritegu naiste vastu, et see on soopõhine apartheid, see on ahistamine ja rahvusvaheline kriminaalkohus on teadvustanud ja tunnustanud seda naiste kannatust. President Trump on muidugi sanktsioneerinud rahvusvahelist kriminaalkohust, see on halb uudis, aga me loodame, et asjad paranevad selles osas. Ja kokkuvõtteks ma tahaksin öelda, et mitte ainult afgaani naised ei ole selle inimõiguste rikkumise all kannatajad, see on kogu ühiskond, kogu kogukond. Kui me näeme riiki kokku varisemas sellisel moel, siis
inimõiguste alased edusammud nullitakse, me saame vaid kodus mingil määral naisi kaitsta. See on rahvusvaheline küsimus, ei ole ainult Afganistani siseküsimus, see on ka hoiatus teistele riikidele, inimõiguste kaitsjatele. See hoiatab meil düstoopse tuleviku ees, see on tegelikult düstoopne ühiskond tänapäeval juba. Me peaksime hoolima afgaani naiste kannatustest, aitama neid, toetama neid kõiksugu stipendiumitega, toetustega, et võimaldada neil kõneleda ja seda siis erinevate rahvusvaheliste koostööformaatide raames. Thank you very much, Mrs. Sayas. Suur tänu, proua Sajas, selle küllaltki kurva ülevaate eest ja kahjuks me teame ka seda, et väga olulised inimõiguste organisatsioonid rahvusvahelisel tasandil ei ole suutnud avaldada mingit mõju sellele olukorrale, mis puudutab naisi Talibani režiimi all. Nii et see situatsioon ei ole muutnud. Vastupidi, üha rohkem on riike, mis tunnustavad Talibani režiimi Afganistanis, mõeldes ka selle peale, milline on inimõiguste olukord, eriti naiste õiguste olukorda seal. Aga teil on õigus, et meil on väga suuri küsimusi, mis on seotud inimõigustega ja see ei ole ainult Afganistani teema. Loomulikult Afganistan on siin äärmuslikum näide, aga meil on väga palju väga halbu näiteid selle kohta, kuidas naiste õigusi selgelt õõnestatakse, naisi rünnatakse kümnetes riikides terves maailmas ja siin ma öeldaks ka seda, et Euroopa ei ole ka kuidagi täiuslik. Meil on ka väga palju halbu näiteid väga paljudes Euroopa riikides. Aga nüüd geograafiliselt tuleme siis lähemale kodumaale. Ja me räägime nüüd oma idanaabrist Venemaast, kus on vähemalt 3 sõda, kus on Vene režiim võitleb omaenda inimeste vastu ja omaenda ühiskonna vastu. Nii et milline on siis inimõiguste olukord Venemaal, siis see on samuti üha traagilisem teema. Teiseks, sõda Ukraina vastu ja kolmandaks, niinimetatud hübriidsõda, millel on samuti väga palju psühholoogilisi ja muid elemente vaba maailma ja Euroopa Liidu vastu. Ning mul on väga hea meel, et proua Ševtšenko on meiega täna ühinenud ja te saate nüüd rääkida meile sellest küsimusest rohkem, mis puudutab Venemaad ja see puudutab ka seda olukorda, mis on seotud Venemaaga ja inimõigustega. See on väga keeruline ülesanne kirjelda midagi, mida ei eksisteeri, rääkis inimõigusest Venemaal. Aga ma tahaksin teiega jagada oma isiklikku lugu, sest lugude jutustamine toimub kõige paremini. Aasta 2019 mind peeti Venemaal kinni, et ma olen soovimatu organisatsiooni liige, kus ma protesteerisin Putini režiimi vastu. Ma olen 3 lapse ema ja nädal pärast minu vahistamist on minu tütar haiglas, ta on suremas ja ma olen kohtus, palun kohtunikul minna oma tütart vaatama. Nemad ütlevad ei, lihtsalt naeratab ja ütleb ei, sa ei lähe jätma hüvasti oma tütrega. Miks? Sest hea ema Venemaal peaks olema kodus ja ei tohiks tegeleda poliitikaga. Ja see oli ainuke põhjus. Ja kui ma ütlen, ma tahan olla koos oma tütre, kas mind ei kuulata. Ja teine olukord, 2021 jällegi kohtus. Me oleme väikses saalis, seal on minu jurist, 2 kohtunikku ja juristid, suur ekraan ja vaatame videost,
minu magamistoas, sest politsei paigas videokaamera minu magamistuppa, konditsioneeri minu voodi kohal ja jälgisid mind, nad jälgisid mind pool aastat enne minu vahistamist. Nii et vaatasime neid videod, mina olen pidžaamas, minu lapsed jooksevad ringi ja ma tunnen ennast kohutavalt. Ja mina loen siis Orwelli raamatut 1984. Ja prokurör vaheajal tuleb minu juurde ja esitab mulle küsimuse, millest see raamat räägib. Ja teine prokurör tuleb, ütleb, et see räägib elust Venemaal. Jah, tõepoolest see nii ongi, sellepärast, et meie siin oleme täpselt Orwelli peegeldus. Ja kolmas olukord, 2025 jaanuaris, ma olen eksiilis elav inimõiguste aktivist, ma aitan Ukraina sõjavange, kes on Venemaal, keda piinatakse ja läksin Kiievisse selleks, et kohtuda Venemaa sõjavangidega. Ja ma pean vastama küsimusele, miks sa võitled, miks sa osaled selles kuritegelikus sõjas ja nemad ütlevad, et meie võitleme rahu nimel. Ja esitan küsimuse, et miks on see põhjus, miks see sõda on, et kui see on, et sõda rahu nimel. Nii et täpselt samamoodi nagu raamatus on kirjas, et sõda on rahu. Ja 2+2 Venemaal on 5. Nii et mida siis teha, kuidas selle vastu võidelda, kuidas võidelda selle režiimi ja vale reaalsuse vastu, mille Putin on loonud, sest mida me näeme, on see, et alati imiteerib demokraatiat. Meil on endiselt valimised, meil on endiselt meedia ja see on siis nii nimetatud vaba meedia. Meil on endiselt kohtuistungid, kus nad mõtlevad välja kriminaalasju poliitiliste vangide, sõjavangide vastu, nii et nad imiteerivad justiitssüsteemi ja demokraatiat. Ja ma arvan, et mida me saame siis selles maailmas teha, on see, et me peame olema täiesti ausad ja rääkima tõde, et sõda on sõda, vabadus on vabadus ja inimõigusid Venemaal rikutakse. Nii et see on minu arvates see võtmepunkt. Ja see ei ole siseriiklik teema, see ulatab palju kaugemale. Sest see olukord, mis puudutab inimõigusi Venemaal, mõjutab mitte ainult minu riigi elanikke, vaid kõik meie ümber kannatavad. Nii et minu valik, kus ma püüan tegeleda poliitikaga, on see, ma tahan rääkida tõde, tahan võidelda populismiga, libauudistega ja nõnda edasi. Ja mõnikord inimesed ei taha kuulda tõde ja püüavad vältida reaalsust ja see juhtub ka minu riigis ja ma näen, et 70% elanikkonnast tegelikult ei taha aktsepteerida seda, mis toimub. Nad ei taha aktsepteerida seda, et kurjantegija juhib riiki. Nii et minu ülesanne on rääkida tõde ning see võib olla meile ka abiks tulla toime veel ühe olulise teemaga, mis on usalduse puudumine. See on tohutu probleem minu kodumaal, sellepärast keegi ei usalda kedagi, president valetab, meedia valetab ja tundub, et see võibki niimoodi olla selleks, et ehitada usaldust ja rääkida tõde, siis ma arvan, et need ongi asjad, millele peaksime keskenduma selleks, et võidelda valede vastu. Thank you very much. Suur tänu, proua Sevtšenko. Ja nüüd me jõuame siis geograafiliselt isegi lähemale, jõuame Eestini, Allar Jõks. Justiitsminister lubas eile ära varastada eesti keelekorpuse, siis korraldajad lubasid mul eesti keeles täna rääkida, et eesti keelt elus hoida. Kui rääkida inimõigustest, siis võib siin leida, tegelikult võiks rääkida 3 tasandil, globaalne, lokaalne ja isiklik. Minu isiklikul tasandil on inimõigustega olukord selline, et mu 5-aastane poeg pärast seda, kui ma teda iga kord magama kamandan, siis ta küsib, või ütleb, et
et sina ei otsusta minu elu üle. Kui me räägime lokaalsest tasandist, siis Eesti inimõiguste olukord on võrreldamatult teistsugune kui need lood, mida me siin täna juba laua ümber kuulsime. Seda kinnitab näiteks see, et Inimõiguste Instituudi poolt läbi viidud avaliku arvamusuuringute kohaselt 77% eestimaalastest on rahul inimõiguste olukorraga Eestis. Ja see omakorda on tinginud selle, et usute või mitte, aga Eestis on täiesti tavaline arutleda selle üle, et kas loomade heaolu on olulisem kui inimeste heaolu või inimeste õigused. Sellest avaliku arvamusuuringust tuli välja veel see huvitav asi, et võrreldes eelmise aastaga on vähenenud 10% nende eestimaalaste arv, kelle arvates põhiseadus kaitseb nende õigusi. Ja siit me jõuame tegelikult kaudselt ka globaalse olukorrani, sellepärast, et need põhjused, miks Eestis leitakse, et põhiseadus ei kaitse või põhiõigus ei ole võimalik nii hästi kasutada kui varem, need põhjused on suhteliselt sarnased ka teistes riikides. Ja siit joonistuvad välja need asjaolud, et erinevad kriisid vaieldamatult põhiõiguste või inimõiguste olukorda maailmas ja sealhulgas ka Euroopas halvendavad. Võtame kliimakriisid, migratsioon, majanduslik olukord, lõpuks veel sõda. Ja siin on üks väga huvitav paradoks, et mida rohkem ühte äärmusesse minnakse mingite probleemide lahendamisega, siis seda kiiremini see pendel jookseb nagu tagasi teise nurka. Tuletan meelde 2015. aastat, kui oli nimetamist migratsioonikriisiks, kui Euroopa ujutati üle või hästi palju põgenikke või migrante oli liikumas, siis tehti kõik, et nende õigusi kaitsta, jagati erinevate liikmesriikide vahel. Ja tulemus oli ju see, et mida me näeme praegu erinevates riikides valimiste järgselt. Ja täpselt samamoodi on näiteks minu arvates kliimakriisiga, millest võib-olla hiljem on natuke põhjust rohkem rääkida. Kliimakriisi olemasolus ju tegelikult vaidlust ei ole, aga küsimus on selles, et kui me kliimakriisi hakkame lahendama ükskõik mis hindadega, see viib jälle pendi teise otsa, sellepärast et mingid inimesed jäetakse selles protsessis maha, mingid inimesed tunnevad ennast puudutatuna ja valimistel see tähendab jälle seda, et võimule saavad need poliitilised jõud, kes lubavad ühe korraga kõik need probleemid ära lahendada ja võib-olla ma siit jätangi selle jutu praegu pooleli, et pärast tulla võib-olla selle juurde täpsemalt, kuidas valimised, möödunud aastal oli ju nagu moderaator märkis, väga palju valimisi maailmas, et tegelikult öeldakse, et valimised, demokraatlikud valimised, pean silmas, et need tagavad lõpuks selle, et nii-öelda halvad lähevad ära, uued tulevad asemele, aga olukorras, kus on, kus on nagu apokalüptilised nii-öelda kokkupõrked, et ükskõik mis teemal, siis tegelikult neid valimisi võetakse, kui iga valimine laias laastus on praegu selline, et see on justkui nagu viimane võitlus. Et demokraatia tugevus on tavaliselt see, et usutakse, et järgmistel valimistel on võimalik vigasid parandada, aga kui valijad lähevad nii-öelda viimasesse lahingusse, siis tähendab see kõiki võimalikke mõjutusi, mida me inimõiguste peal tunneme. Aitäh, thank you, Mr. Jõks. Suur tänu, härra Jõks. Indeed, I guess. Eelmisel aastal toimusid umbes 60 erinevat valimist ja need 60 valimist on ka nii nimetatud valimised nagu valimised Venemaal, Venezuelas, mis tegelikult loomulikult ei ole legitiimsed valimised,
aga osad valimised 60-st olid väga demokraatlikud ja osad minu subjektiivse arvamuse kohaselt oli positiivse tulemusega, näiteks hiljutised valimistulemused Islandil. Üheks tulemuseks on, et Islandi ühiskond on valmis jälle avatult arutama Islandi tulevikku Euroopa Liidus, nii et on käimas nendes mõnes ühiskonnas ka demokraatlikud arutelud, aga kui me vaatame mõnda teist ühiskonda, siis see ei ole nii ja valimised ei too neid muutuseid, millest just rääkisite. Ja nagu te ütlesite, siis on Venemaal valed, aga mitte ainult Venemaal. Hiljuti ka Euroopa Liidus oli pretsedent, kui Rumeenia presidendivalimised tühistati meeletu desinformatsiooni tõttu. Nii et lugupeetud panelistid, minu järgmine küsimus teile. Mil määral manipuleerimine avaliku arvamusega, desinformatsioon, lihtsalt valetamine mõjutab meie ühiskondi, ka valimisi ja selle tulemusena ka inimõiguste olukorda erinevates maailma piirkondades? Mil määral peaksime tundma end ohustatuna manipuleerimise ja valetamise ja desinformatsiooni tõttu sotsiaalmeedias, avalikus ruumis ja teistes kanalites? Kas räägime samas järjekorras? Ei, oleneb, kes ohjad enda kätte haarab. Teie olite kõige aktiivsem, nii et palun. Ma leian, et see arutelu tuleb panna toimuva konteksti. Selle konteksti, mis toimub USA-s hiljuti valitud USA presidendi Donald Trumpiga, sest see tähistab uut ajastut ning seda ei saa eitada. Ma leian, et see tähendab, et inimõiguste kaitse vallas näeme tagasilööke, eriti rändevaldkonnas. Me arutasime seda ja see on kõikide arutelude keskmes ja rassiline õiglus, ränne, massi küüditamine. Ladina-Ameerika immigrandid kannatavad selle all, see on alanud Dominikaani Vabariiki ja kõikidesse Ladina-Ameerika riikidesse ja mõnikord me unustame, aga no ma küll rõhutan siin USA-d, aga see on meie maailmapiirkonnas reaalsus. Seda tajutakse erinevalt, osad meist selgelt näevad seda, kuidas USA on sekkunud meie riikide toimimisse ja mis on olnud mõju sotsiaalsele rahutusele ja õiglusele. Samas on palju neid, kes näevad, et USA on päästja, see riik, kuhu minna vägivalla eest kodumaal, kes autoritaarsete režiimide eest põgenevad, vägivalla eest põgenevad. Ja välispoliitika on sageli panustanud sellesse kriisi, mis sunnib inimesed põgenema.
küüditamine toob miljonitele inimestele kaasa väga traagilise olukorra, perede eraldamine, ebainimliku tingimuse kinnipidamiskeskustes. Eile ma rääkisin osadele teist, et nad saadetakse meie koduriikidesse tagasi käeraudades ja jalaahelatega ja niimoodi pannakse lennuki peale ja me unustame, et oluline on väärikus. Väärikus on üks tähtsamaid inimõigusi, mis on ohtu sattunud tänasel päeval. Mulle teeb muret ka ksenofoobne retoorika kõrgeimatel valitsustasanditel, sest see mitte ei julgusta ainult sisserändajate vastast meelestatud meie piirkonnas, aga ka USA-s. Ja paremäärmuslik liikumine üle maailma on sellest jõudu juurde saanud. Ja löögi all on kaasamise ja õigluse põhimõtted, nii et ma arvan, et see tuleb arvesse võtta, kui me arutame seda, mis aset leiab maailmas. Ja lisaks ma meenutaksin midagi olulist, et kui me räägime inimõigustest, siis 48. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsioon oli eelkõige poliitiline kokkulepe riikide vahel, kelle visioon põhines teistel väärtustel ja ideaalidel, mis hõlmasid mõtlemis- ja olemisvabadust, mitte omamisvabadust niivõrd. Ja me tegime selle vea, et võtsime iseenesest mõistetavalt seda. Ja nüüd on ka demokraatia ohus ja kõik muu, mis ei ole kapitalivabadus ja me peame seda arvesse võtma, kui me arutame neid teemasid. Ja see on osa sellest düstoopiast, nagu Mursal ja ka teie ütlesite, et see on juba reaalsus, see ei ole enam oht. Aitäh! Kes soovib järgmisena sõna? On Eestis sellest avaliku arvamuse uuringute kohaselt, kus hinnati, milliseid inimõigusi eestimaalased nagu tunnevad kõige rohkem, et on riivatud 2024. aastal, siis selle järgi oli kõige haavatavam inimõigus sõnavabadus. Võrrelduna 10 aastat varem oli selleks sotsiaalne ebavõrdsus. Siit me jõuame selleni, et kui sõnavabadus on eestimaalaste arvates ohus, siis kindlasti ei tasu siin otsida seda, et Eestis ei tohiks, ma ei tea, kriitiliselt ühe või teise või poliitikute või presidendi valitsuse kohta arvata, see on ilmselge, aga pigem võib selle hinnangu taga, et sõnavabadus on ohus, olla see, et on liiga palju desinformatsiooni, nii nagu moderaator märkis, liiga palju sellega kaasnevaid erinevate gruppide või erinevate sotsiaalsete klasside tühistamist koos sellele järgneva tühistajate tühistamisega ja see ilmselgelt mõjutab ju ka inimõigusi. No näiteks, kui on desinformatsioon nii palju, siis tõusetub see küsimus, et äkki valitsus või siis parlament peaks midagi ette võtma, et reguleerida, teha rohkem, mitte tsensuuri, aga rohkem erinevaid
kontrollimehhanisme selleks, et valeinformatsiooni ei leviks. See omakorda toob kaasa teadagi selle, et siis võivad kusagil olla ametnikud, kes hakkavad ühte või teist seisukohta hindama ja seda nii-öelda selleks, et mõtlemisülesanne liiga keeruliseks ei lähe, siis lihtsalt keeratakse mõni asi kinni ja see omakorda vaieldamatult omab mõju teiste inimõiguste teostamisele. Thank you. I guess what concerns aitäh! Mis puudutab sõnavabadust, eriti Euroopas, siis üha enam kuuleme süüdistusi, et sõnavabadust rikutakse ja seda ütlevad need, kes tahavad piirata sõnavabadust. Nii et kui me vaatame erinevaid poliitilisi äärmuslasi ja äärmuslikke poliitparteisid, siis nemad on kõige sõnakamad, kõige häälekamad, kes süüdistavad siis praeguseid Euroopa poliitilisi süsteeme inimõiguste rikkumises ja sõnavabaduse rikkumises. Ja selles mõttes jällegi me peame olema väga ettevaatlikud ja analüüsima, et millised on need süüdistuste allikad ja mis on nende süüdistuste eesmärk. Paari nädala pärast toimuvad olulised valimised Saksamaal, kus me näeme, et nende äärmus parempoolne partei AfD on muutunud üha populaarsemaks ja sageli ka Euroopa Parlamendis kuulen AfD pärinevate parlamendi liikmete suust, et puudub sõnavabadus, aga kui me vaatame nende enda eesmärke, siis kõik mõtlevad inimesed saavad ka aru, et milles asi tegelikult on ja kust need asjad pärit on, nii et me ei tohiks ka ajaloo õppetunde alahinnata. Me peaksime mäletama, mis toimus 1933. aastal Saksamaal ja Euroopas. Varsti saabub aasta 2033 ja 100 aastat möödub, aga on väga palju trende ja tendentse, mida me tänasel päeval Euroopas näeme, sealhulgas ka Saksamaal, mis olid levinud 100 aastat tagasi. Nii et kõik need äärmuslikud poliitilised režiimid ei tulnud tühjas koha pealt, see on toimunud samm-sammult ja sageli valimiste abil, valimisi ära kasutades ja 20. sajandil lõppes see osades Euroopa riikides traagiliselt. Tahtsin esile tuua, et võtmetähtsusega on just mõtlevad inimesed termin. Mulle tundub vahel, et inimesed on väsinud mõtlemast. Mulle meeldib, kui valimised toovad kaasa muutusi, sellepärast et minu kodumaal tavaliselt see nii ei ole. Kuid demokraatlikud asutused peaksid võimul olijaid valitsema. Minu kodumaal see nii ei ole ja me näeme, et populism on populaarne. Inimesed tarbivad väga lihtsalt desinformatsiooni ja ma küsisin endalt, miks nii? Miks see nii on? Veel üks lühike lugu. Nädal enne sõja algust ma küsisin paljudelt tuttavatelt, et kujutage et Venemaa ründab Ukrainat. Miks? Mis põhjusel? Ja kõik ütlesid, see on võimatu. Mingit põhjust ei ole. Mitte mingit ründamise põhjust ei ole. Nädal peale rünnakut ja täismahulise sõja algust ma küsisin sama küsimuse ja nad ütlesid, et meil on põhjus, me peame inimesi Donbassis kaitsma. Nii et inimesed väga kiiresti tarbisid neid Vene propaganda ette söödetud sõnumeid. Nad ei taha mõelda, puudub kriitiline mõtlemine. Ja mida meie teha saame, on arendada kriitilist mõtlemist, investeerida haridusse, noorte harimisse ja võidelda propaganda vastu kõikidel viisidel ning toetada demokraatlikke asutusi. Mina olen võidelnud aastaid demokraatia eest ja ma näen, et aeg on teha seda ka Euroopas. Tuleb seista demokraatlike väärtuste ja institutsioonide eest. Ma olen 100% nõus sellepärast, et kõik algab teadlikkusest.
me peame mõistma, kuidas protsessid arenevad. Nädal tagasi käisin Islandil ja seal ka arutasime inimestega potentsiaalselt Islandi tuleviku Euroopa Liidus, võimalikke liitumisläbirääkimisi ja üks proua oli endast väljas, sellepärast et tema oli vastu sellele, et Island liituks tulevikus Euroopa Liiduga ja ta ütles, et kui Island liitub Euroopa Liiduga, siis mina kolin Taani. Väga nutikas. Nii et väga faktipõhine lähenemine. No ma leian, et olukord maailmas halveneb, arvestades kõiki valimisi eelmisel aastal ja üle-eelmisel aastal. Me näeme kõikjal maailmas sellist segadust, vaatame Hiinat, Põhja-Koread, Venemaad, Bangladeshi, Lähis-Ida, aga tulles tagasi Euroopasse, me ka näeme, kuidas paremäärmuslased tugevdavad positsiooni Saksamaal ja teistes Euroopa riikides ja nad toetavad radikaalsust ja USA just astus välja ÜRO Inimõiguste Nõukogust mõni aeg tagasi ja see on tõeline hoiatus ja lahkusid ka WHO-st ja teistest inimõiguste keskustest nii-öelda. Nii et kõikjal maailmas olukord halveneb. Praegu ta ei parane. Meie oleme need, kes valimistel osalevad, kes peavad olema aktiivsed. Me näeme seda jama ka Prantsusmaal. Prantsusmaal valitsust ei ole, sest valimised ei läinud hästi ja parem äärmuslased pea, et tulid võimule, aga siis ülejäänud rahvas ei olnud sellega nõus ja lõpptulemusena ei ole Prantsusmaal enam korralikku valitsust ja väga paljudes teistes riikides on samuti inimõiguste olukord halb, see on hoiatuseks meile ja eriti siin Euroopas, kus meie saame vastutustundlikult hääletada ja peame mõtlema inimõiguste tulevikule, sellepärast et ei olnud lihtne siia jõuda, vabalt kõneleda kõikidest asjadest, millest me rääkisime. Eile me rääkisime ühe teise panelistiga ja nii huvitav oli see, mis ta ütles, et me kannatasime 2 maailmasõjas, et jõua tänasesse päeva ja me ei taha 3. maailmasõda, me tahame, et inimõigused oleksid tagatud meie põlvkonnale ja järgnevatele põlvkondadele. Well, of course, one of the hottest issues at the moment is United States. Üks kuumemaid teemasid praegu on Ameerika Ühendriigid ja muudatused seal ning me näeme ka seda, millist mõju on avaldanud hiljutise presidendivalimised Ameerika Ühendriikides, sest kui nad praegu lahkuvad paljudest rahvusvahelisest organisatsioonidest, inimõigused, arenguabi, nõrgendas Maailma Terviseorganisatsiooni ja WTO-d, ja siis see puudutab ka sanktsioone rahvusvahelise kriminaalkohtu vastu, aga see on selge, et tühja kohta ju ei teki sellistes maailma asjade ajamisel ja kes siis täidab selle tühiku ära pärast seda, kui Ameerika Ühendriik igalt poolt välja läheb, siis on Hiina. Hiinal on juba väga tugev mõju väga paljudes rahvusvahelistes. It's obvious that now China, I have certain feeling, is more than ready to increase and rapidly increase its influence all in these spheres and organizations, and also on bilateral basis with the countries who feel at the moment, well, uncomfortable or threatened by the US president. So that in this sense, the impact also to the human rights situation globally, when US really withdraws from those very important international organizations which actually have to implement the different elements of international law,
will be remarkable. And it means that this authoritarian mood, authoritarian attitude in the world will be even more strengthened. But there are also many other risks to the human rights. We mentioned already also the outcome of, climate change, issues related to the artificial intelligence and, never-ending options what artificial intelligence developments open, and so on and so on. So that my next question to you, dear panelists, will be that if we look further, if we look in the future, for instance, this year, which just begun, what will be the possible new influential elements which are millel oleks uus mõjuvõimas element, mis mõjutaks inimõigusi. Ja see puudutab inimõiguste olukorda, mis on praegusel hetkel juba väga raske, aga see puudutab ka neid riike, kus me teame, et olukord on piisavalt hea inimõiguste mõttes ja neid põhimõtteid tahetakse järgida, aga on ka riske, mis puudutavad neid riike. Nii et mis on teie arvates sellised ohud nende riikide jaoks, kes peavad inimõigust kinni? Minu jaoks on kõige raskem olukord, mis puudutab sõdu maailmas, sest kui inimesed mõtlevad sõdade peal maailmas, kui me vaatame Lähis-Ida, mis seal toimub, siis tohutult palju tapetakse inimesi, ükskõik kes nad on, naised, lapsed, tsiviilisikud, nii et see ongi oluline. Nii et kui me räägime inimõigustest ja naiste õigustest, me peame sellest rääkima ja mõtlema ka inimeste peale, kes jäävad invaliidideks, seetõttu me näeme Ukraina, Palestiinat, Iisraeli. Kõik need on sõjad ja need inimesi tapetakse. Nii et kui me mõtleme selle peale, siis kuidas me saaksime mõelda selle teise inimõiguste osa peale või kliimamuutuste peale, kui inimesed surevad sõja ja nälja tõttu. Nii et kui me räägime Lähis-Idast ja minu riigist, nii et mõtleme nafta peale, relvamüügi peale, siis me näeme seda, et Trump tahab müüa relvi ja seetõttu inimestel on võimalus osta relvi Ameerika Ühendriigis ja lapsed seetõttu koolides surevad ja nafta ja gaas, me näeme, seetõttu on see sõda ja nad müüvad relvi nendele riikidele selleks, et sõdadega jätkata, sest me kõigepealt tuleb siis lõpetada sõjad ja see ongi see tohutu suur risk. On ka teisi asju, mida me näeme Euroopa riikides ja noorte hulgas, kui me mõtleme kriitilise mõtlemise peale, siis me ei mõtle ise enam, me anname tehisarule käsu ja nemad mõtlevad meie eest. Nii et on deep think selle asemel. Nii et need on võib-olla väga lihtsad näited, aga ma nägin sotsiaalmeedias ühte tüdrukut, kes ütleb, et meid naistena hävitas feminism, me ei taha olla sõltumatud, me ei taha töötada ja feminism nõudis seda, me tahame olla ilusad ja elada luksuslikku elu, aga sul on õigus üldse olla ise tänu feminismile, et te saate väljendada ennast, kanda, mida te tahate ja tal on ligipääs ka pangakontole. Me ei tohiks unustada seda, et naistel ei olnud õigus pangakontole oma nimel. Me oleme kõik need asjad ära unustanud. Mõtleme selle peale, mis on meil tavapärane, nüüd kritiseerime seda. See puudutab ka sõnavabadust, ütleme, et inimesed ei peaks kritiseerima valitsust. Ei, me peame küll kritiseerima valitsust. Lähis-Idas, kui mina räägin, siis inimesed ütlevad, ei, sa oled radikaalne. Ei, ma ei ole radikaalne, see ongi riigi reaalsus. Me ei taha terrorismi ja nemad on terroristid, nii et
miks on radikaalne öelda, et terroristid on terroristid. Nii et meid hinnatakse selle tõttu, mida me ütleme, kuidas me räägime, mida me ütleme. Ja need on need ohud, millega me seisame silmitsi. See tundub, et see on lihtne. Kritiseerides feminismi, sõnavabadust. Me peaksime eelkõige mõtlema inimõiguste peale, mõtlema seda tõsiselt, võtma kogu neid asju tõsiselt. Inimesed teevad selle nalja, kasutades soopõhiseid nalju ja me ütleme, et lõpeta ja sina ütled, sa oled mingi inimõiguste aktivist. Jah, olen küll ja me peamegi rääkima nendest klišeedest ja kritiseerima ja me peame ka mõtlema kriitiliselt kõikide ühiskondade peale. Ja tehisaru ja valitsus ei tohi meile öelda, kuidas mõelda, mida mõelda ja mida üldse arutada või mitte. Allar? Kõik see, mis puudutab, nimetame seda kliimareformiks või rohepöördeks, see kõik tegelikult, millised otsuseid siin tehakse lokaalselt või globaalselt Euroopas või maailmas või Eestis, see tegelikult lähiaastatel hakkab väga oluliselt mõjutama inimõiguste kättesaadavust. Tuletame meelde, et Poola peaminister Donald Tusk pidas 22. jaanuaril Euroopa Parlamendi ees kõne, kus ta siis tutvustas Poola kui eesistuja, siis Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja prioriteete ja ta ütles seal 2 mõtet. Ühe mõtte, mida ma praegu ei tsiteeri, aga kirjeldan, ja see oli see, et me peame väga tõsiselt üle vaatama kõik need nõuded või ideed või plaanid, mida me rohepöörde elluviimiseks tahaksime teha. Ehk me peaksime väga karmide nõuete asemel neid natukene siis nagu pehmendama. Ja ta ütles, et kui me seda ei tee, siis sellisel juhul satub ohtu meie julgeolek ja siin ei ole vaja olla selgeltnägija, et kui julgeolek on ohus, ei ole ka inimõigused kaitstud ja teiseks ta ütles, et liiga ranged keskkonnaalased nõuded võivad hakata mõjutama Euroopas demokraatlikke valitsusi. Seal ei pea ka olema geeniused aru saada, et kui nende kliimareformi nõuetega minnakse ühte äärmusesse, siis valijad valivad teise äärmuse. Ja see oht julgeolekule ja demokraatiale on ilmselge, sellepärast, et kui te vaatate neid apokalüptilisi vaidlusi, mis on siis nagu kliima teemal, siis on tõesti ühest küljest on need, kui valitsus või Euroopa Parlament, kes iganes, kohe midagi ette ei võta homme, siis on maailma lõpp. Ja vastupidi on jälle teine äärmus, kes ütleb, et esiteks, et kliimamuutused ei olegi nagu inimtekkelised ja et kui midagi tehakse, siis on maailma lõpp sellepärast. Ja need nagu 2 vastandlikku sellist tiiba tegelikult mõjutavad kokkuvõttes seda, et demokraatlikud protsessid ei ole enam, otsustusprotsessid ei ole enam demokraatlikud, sellepärast, et nagu tuntud Bulgaaria mõtleja Ivan Krastev on öelnud, et see kiireloomulisus sööb ära tegelikult demokraatia, sest ei ole võimalik enam ratsionaalselt arutleda ja ratsionaalseid erinevaid huvisid kaaluda. Nii et minu arvates nagu see kliimareformis selline tasakaalu leidmine erinevate huvide vahel on võtmetähendusega. Aitäh! Thank you, Allar! Suur tänu! Ja nüüd ma hoiatan publikut, et umbes 10 minuti pärast on teil võimalus ka sõna võtta. Nii et konverentsi osalejad, kui teil on küsimusi ja kommentaare, eriti kui teil on lahendusi, siis ärge häbenege. Mina tahaksin rõhutada ühte sellist asja, mida ütlesin ka varem, et universaalne inimõiguste deklaratsioon oli poliitiline kokkulepe riikide vahel,
ja ma küsin nüüd endalt, et kas need riigid tegelikult praegu sellele kokkuleppele ka täna alla kirjutaks. Ja on selge, et see päris nii ei ole. Nii et kas oleks ka täna võimalik ka rahvusvahelist kriminaalkohust asutada. See on see, mis meil on aastakümnete jooksul olnud, aga praegu on see isegi muutub mõeldamatuks. Nii et võib-olla ma tahaksin siin pöörduda tagasi selle küsimuse juurde, millega ma alustasin. Rääkides sellest, mis juhtus 500 aastat tagasi, mida ütles Hispaania munk Montesinos. Ja tema ütles, et me peame enda käest küsima väga ausalt, kes me arvame, et kas kõikide inimeste õigusi peab maailmas austama. Kas seda on kunagi toimunud maailmas? Kas neid demokraatlikke põhimõtted austatakse? Kas me nüüd liigume selle düstoopliku tuleviku poole, kus inimõigusi ei austata, kus demokraatlikke põhimõtteid ohverdatakse ja kõige haavatavamad meie hulgast on need, kes jäävad kaitseta. Ja ma arvan, et me peame jõudma tagasi selle nägemuse juurde, mis oli Fray Anton de Montesinosel ja pöördume tagasi rahvusvahelise inimõiguste deklaratsiooni juurde. Ja väga paljud inimõiguste kaitsjad, kes osadest nendest on siin meie juures ka, mille nimel inimesed on võidelnud, kus me räägime väärikusest, õiglusest, võrdsusest, need ei ole privileegid vähestele, vaid need on õigused kõigile terves maailmas. Ja ma arvan, et see ongi meie ülesanne ning ma usun, et see ongi miks on niivõrd oluline koguneda sellistele üritustele kokku. Nii et ma tahaksin tunnustada Eesti Inimõiguste Instituuti selle eest, et te aitate meil mõelda selle üle, mis on toimumas. Ning ma tahaksin tänada ka selle suurepärase logo disainerit, mis on meie tunnuseks, sellepärast, et ma tunnen tõesti, et mind sunnitakse mõtlema ja kus ma tahaksin leida lahendusi, nii et see on suurepärane. Sest me tunnetame seda kui ähvardust, sest meie silmad peaksid vaatama. Ja ma tahaksin lõpetada öeldes, et ainult seetõttu, et me tegutseme ühiselt ja pühendunult, me saame tagada, et need lubadused täidetakse, et see inimõiguste lubadus on endiselt lubadus, et see ei jää ainult unistuseks, vaid see muutub reaalsuseks. Nii et seetõttu me peame sellist maailma üles ehitama. Suur tänu, nagu me just kuulsime ja nägime, siis see kõik on seotud emotsioonidega. Me räägime globaalsetest trendidest, siis siin ei ole tegemist ainult kliimamuutusega ega tehisintellektiga. Nii et võib-olla üks teema puudutab samuti antiglobalismi. Mõned aastad tagasi me kartsime globalismi ja nüüd ma kardan seda antiglobalismi. Ja miks? Sest rääkides Ameerika Ühendriikidest, me peame tunnistama ka seda, et Ameerika Ühendriigid investeerivad väga palju demokraatia arengutesse paljudes teistes riikides ja praegune olukord USAID-ga, kus varad on külmutatud ja inimõiguste organisatsioonid ei saa enam vahendeid, siis me oleme siin suures ohus. Trend on see, et riigid keskenduvad ainult oma siseriiklikule poliitikule, mis on ka hea, aga mitte siis, kui me oleme 3. maailmasõja lävel. Keskendudes siseriiklikele poliitikale
siis me peame eelkõige hoolitsema inimeste eest meie riikides, kuid me ei tohi olla teistest eraldiseisvad, me peame hoolitsema ka üksteise eest. Sest oht on selles, et kui samal ajal kui Ukrainat hävitatakse, et kui me unustame Ukraina ära ja pärast seda Ukrainat, see on Leedu ja Eesti ja Soome ja teised riigid ka. Nii et koostöö, kogukonna tunnetus, ühine töö, need on asjad, mis on praegu olulised. Suur tänu, mõnikord me peame meelde tuletama, et Viin on lähemal Ukrainale kui Eesti. Nii et selles mõttes meie head sõbrad teistes Euroopa riikides ja Lääne-Euroopas on väga lihtne öelda, et täna Ukraina, homme Balti riigid, aga vaatame kaarti. Ning ma usun, et see pilt võiks olla laiem. Me tahtsite midagi lisada? Ma tahtsin lisada ühe soovituse, kui me hakkame paneeli lõpetama. Nii et kui me ütleme, et kui meil on võimalus kõigepealt teistel sõna võtta, siis me rääkisime haridusest ja see on väga tähtis. Sest kui terves maailmas me näeme seda, et kui need grupid, mis toetavad radikaliseerimist, siis ka nemad on toetanud haridust, aga nüüd Taliban tahab haridussüsteemi muuta ja see on meie kõigi jaoks väga oluline, me mõtleme selle peale ja pakume ka täiendavaid võimalusi. Nüüd ma ei ütle, et räägin naiste olukorrast Afganistanis, sest nendel hoopis teine olukord, see on kohutav ja seda ei ole võimalik isegi ette kujutada, mida nad kogevad. Tegemist on täiesti pimeda keskajaga, aga me peame ühiselt pakkuma haridusvõimalusi. Me peame pakkuma kõike, mis võimalik, et see informatsioon jõuaks ülikoolidesse, kolledžitesse, kus me näeme seda, et erinevad organisatsioonid on kaasatud, võib-olla ka teil on ligipääs mingitele võimalustele. Nii et mõelge ka nende peale, mõelge selle peale, kui ühe inimese maailma muudetakse, terve nende ringkond muutub, nii et kui üks inimene saab Talibani liikmeks, siis nad võivad teha väga palju halbu asju, aga sama puudutab häid asju, kui me harime naisi, võimaldame haridust 1%, siis see muudab tervet ühiskonda. Ja kindlasti mõelge selle peale ka pärast konverentsi, kui me läheme koju tagasi, et väga oluline on pakkuda haridusvõimalust ükskõik kuidas selleks, et ka tuua naisi Afganistanist välja, selleks, et nad saaksid haridust. So, as I said, See on väga oluline, mis te ütlesite, sellepärast, et see on seotud ka emotsioonidega. Ma olen Afganistanis korduvalt käinud ja vist 14 aastat tagasi külastasin Kabuli. Ja see oli hoopis teine aeg kui tänasel päeval. Ja ma külastasin Kabulis ühte kooli, kus väikesed poisid ja tüdrukud olid nii entusiastlikud tunnis osalejad. Ja õpetaja, kui väliskülalised tulevad, tahtis poisi käest pastaka võtta, et mulle kinkida ja poiss hakkas nutma, ta ei tahtnud mulle seda pastakat ära anda, sellepärast et ta tahtis õppida, ta tahtis oma tööd edasi teha. Nii et see oli isiklikus plaanis üks emotsionaalsemaid hetki külastada Afganistani seal lihtsas koolikeskkonnas, vaadata, kuidas poisid tüdrukud õpivad ja kahjuks enam olukord ei ole selline. Aga ma lubasin, et me laseme kõigil kõneleda, et kõik saaksid vestluses osaleda. Ja me oleme korduvalt ka tehisintellekti maininud. Mõnikord mulle endiselt veel tundub, et tehisarust on abi, sellepärast, et üha rohkem on poliitikuid näiteks, kes kasutavad tehisaru oma avalike kõnede ettevalmistamisel ja sageli need kõned on palju paremad võrreldes sellega, kui nad oleksid ise need kõned kirjutanud. Nii et siin on ka teatud positiivseid külgi. Aga publikuliikmed
vaatan nüüd teile otsa. Lahendusi, palun. I see, please. Mina näen, kus sõnavõtja on ja kohe tuuakse teieni mikrofon. Say also who you are. Ja öelge ka, kes te olete. Palestiina saadik Soomes ja Balti riikides. Ma tänan instituuti selle olulise ürituse korraldamise eest ja tänan kõiki teid selle olulise arutelu eest. Te teate, et Gazas on genotsiid ja minagi esindan inimesi, kellel ei ole õigus eksisteerida. Viimastel päevadel oleme kuulnud maailma suurima riigi, võimsaima riigi esindajalt, et etniline puhastus tuleb Gazas, nii et hea meelega kuulaksin, mida teie sellest arvate ja samal ajal inimõigused minu jaoks on terviklikud, lahutamatud, need on kollektiivsed ja individuaalsed. Ja kas me oleme Euroopas, Lähis-Idas, Ladina-Ameerikas või Aafrikas? Ja ma näen 1,5 aastat juba topeltstandardit, me räägime Ukrainast, aga oleme unustanud selle, et tuleb rääkida ka Palestiinast ja minu jaoks on see topeltstandard ja inimõigused peaksid kõikidele kehtima ja selleks me ei tohi sulgeda silmi. Me peame vaatama, nägema ja kõnelema sellest riigi tasandil, rahva tasemel ja tänan teid selle vestluse eest. Suur tänu teile kommentaari ja küsimuse eest. Kas keegi soovib vastata? Ma tahtsin öelda, et ma vist mainisin seda varasemalt, aga võib-olla mitte väga üksikasjalikult, et kui me räägime sellest, mis toimub Gazas, siis ma näen seda ka feministlikust seisukohast. See, mis toimub seal naiste ja lastega, see on katastroof. See, mis seal toimub, on kirjeldamatult jõhker ja kui ma sellest räägin Euroopas, siis öeldakse, et sa toetad Hamasi või et sa oled juudi vastane. Ei, holokost oli kohutav asi, mis aset leidis, aga samal ajal me ütleme ka seda, et sõda peaks lõppema. Inimesed ootavad seal vabadust, nad ei taha midagi muud, nad tahavad lihtsalt elada. Ja maailm peaks laskma neil elada. Ja minu jaoks on see väga suurel määral feminismi teema, mis toimub Gazas ja Palestiinas. Kujutage ette, rasedad naised, neil ei ole veele ligipääsu. Kas te naistena kujutate ette, et te olete rasedad ja teil ei ole süüa, ligipääsu haiglale? Mina ei ole islami usundi järgi, aga mina mõtlen sellele, et naistel ei ole rinnapiima, et lapsi ja beebisid toita, kes on näljas. Me peame mõtlema sellele. See ei ole mingi Hamasi toetamine, see ei ole Iisraeli vastusus või juudi vastasus. Naiste toetamine, feminismi toetamine, nii et feministlikina naistena me peaksime seda silmas pidama, me ei tohi seda unustada võib-olla 10-20 aasta pärast. No, Trump sanktsioneeris rahvusvahelist kriminaalkohust õigluse eest ja Trump lihtsalt lahkus ja sanktsioneeris sel põhjusel ja ütles, et muudame Gaza kauniks. Gaza kuulub seal elavatele inimestele. See ei kuulu Trumpile, see on inimeste kodu, nad on terve elu seal elanud, see on nende maa ja seda tuleks austada. Me peaksime otsima normaalseid lahendusi, mitte
läbi viima etnilist puhastust ja küüditamist. Nii et mul on väga hea meel, et ÜRO esindaja on väga selgelt ennast väljendanud, selgesõnaliselt ja mul on väga hea meel, et me siin oleme ja et meil on võimalus sellest rääkida. Kas või arutada seda, mul on väga hea meel, sellepärast et Prantsusmaal alguses meil ei lubatud sellest isegi rääkida. Me ei tohtinud rääkida Palestiinast. Ma ütlen Palestiina. Mul on väga hea meel, et meil on õigus rääkida sellest, et meil on õigus rääkida lastest, naistest, me peame neid toetama, me ei tohi unustada nende seisundit, naised, kes peavad sünnitama näljas, ligipääsuta veele, nii edasi. Kõikide konfliktide puhul on inimlikkus kõige olulisem. Lugupeetud suursaadik, ma sooviksin tänada teid, et te tõstatasite selle teema, sellepärast et see kõnetabki meie emotsioone, meie teadvust ja südametunnistusele koputab, sest kõige hullem katastroof hetkel on Palestiinas, mitte ainult Gazas. Gaza on see esimene rindejoon. Ja me oleme tugevate emotsioonidega kuulanud ja lugenud uudiseid ja kõiki neid väljaütlemisi seoses Washingtoni kohtumisega paar päeva tagasi. Ja ma soovin teid tänada sellepärast, et me ei tohiks silmi kinni pigistada ja kujutada ette, et seda ei toimu, et see ei leia aset. Ma tahan öelda seda, et see, mis seal aset leiab, tuletab meile meelde ja peab meile meelde tuletama seda, mis Euroopas 100 aastat tagasi aset leidis. See oli sarnane olukord ja reaktsioonid olid sarnased. Ja me kõik tunneme ajalugu ja me ei taha, et see korduks. Ja meil on 2 inimest, kes soovivad sõna. Suur tänu, Andrei Latsõba. Ukrainast ja ma tahaksin rääkida headest asjadest, mis võivad olla mürgised. Lääne diskursuses ma kuulen seda, et üritatakse kõigiti saavutada rahu. Kõik tahavad rahu, kõik räägivad rahust. Ma räägin loomulikult peamiselt olukorrast Ukrainas, aga tegelikult riivan siin ka Palestiinat, sellepärast, et alati ei ole lahenduseks rahu. Ajaloos, kui me mõtleme rahule, Nõukogude Liidus oli pikka aega rahu, mis tegelikult hõlmas küüditamist, inimeste mõrvamist, väga paljude Nõukogu vabariikide inimeste tapmist. Me mäletame natsiperioodi enne teist maailmasõda, kuid meeletult rikuti inimõigusi, roomade ja juutide õigusi, aga oli rahuaeg. Ja Tšehhoslovakkiat enne teist maailmasõda survestati rahule, sest keegi ei soovi sõda. Nii et me peame seisma rohkema ees kui rahu. Rahu ei ole ainus, mida vajame. Meil on vaja õiglast rahu. Meil on vaja enamat kui ainult rahu. Meil on vaja midagi, mis ei too kaasa düstoopset tulevikku, sest kui me rahu nimel teeme kompromisse, siis diktaatoritel avaneb võimalus rikkuda inimõigusi ja võivad võtta, mis nad tahavad. Mitte 100%, aga näiteks 50%. Nii et minu küsimus on, kuidas me peaksime avalikkuses rääkima sellest teemast, mis tundub natukene ju selline vastuoluline,
et me panustame inimõigustesse, me tahame ka rahu. Suur tänu. Ja Ukraina puhul ka on meil väga kurb näide, sellepärast et sõda Ukrainas, Venemaa sõda Ukraina vastu ei alanud 3 aastat tagasi, vaid juba 10 aastat tagasi ja siis juhtus sama asi, et me ei taha provotseerida midagi. Ja lääne ühiskond oli üldiselt vaikne ja juba 2008 sõda Gruusia vastu ja Venemaa tegevus Süürias ja nii edasi, nii et selles mõttes kahjuks on see selline kõik faktidel põhineb ka tänasel päeval ja Euroopa Parlamendis ka erinevad otsustel langetajad ütlevad, et kõige tähtsam on saavutada rahu, mis iganes hinnaga. Mis iganes on tagajärjed Ukrainale või mõnele teisele riigile. Ja Kremli isu ainult kasvaks sellisel puhul. Any answers, comments? Well, first of all, I would like... Kas on vastuseid või kommentaare? Ma usun, et me oleme läbirääkimiste lävepakul, seda teemat arutakse praegu päris palju. Ja ausalt öeldes ma tahaksin olla aus, sest ma tean, et õiglus siin ei ole. Ja ma tean, et mulle ei meeldi ka need tulemused. Ma arvan, et minu riigi president teeb kõik, mis võimalik tagamaks, et see on Venemaa võit. Ja ta jõuab, ta saavutab oma eesmärke. Nii et pannakse kindlasti Vene televisioonis ja propagandas pildid, et me oleme teinud kõik, mis võimalik, oleme päästnud inimesi Donbassis ja nõnda edasi. Me ei tohiks vaikida ja Vene diasporaad korraldavad poliitilisi koosolekuid, nüüd tegemist on 3. sõja-aastaga ja seal me ütleme seda, et me oleme koos Ukrainaga ja Venemaa peaks hüvitama sõjakulud ning okupeeritud territooriumid peaksid minema Ukraina kätte tagasi. Ja see on ainuke asi, mida me saame teha, me saame seda alles ainult rääkida. Sest teisi lahendusi ei ole. Et see on tõsi. Meil on siin keegi, kes võitleb Ukraina eest. Ja ta oli üle 2 aasta vangis. Ja see on inimene, kes võitleb Ukraina rahu nimel. Ma austan selliseid inimesi. Nii et meie relvadeks on ainult sõnad ja teod. Me peame tegutsema koos Ukrainaga, see on ainuke lahendus. Me ei tohiks rääkida rahust, vaid rääkima õiglusest rohkem. Kui ma nägin, mida Trump ütles, et ta muudab Gaza ilusaks mereäärses linnas, ma kardan seda, sest ta ütleb, et ta peatab sõja Ukrainas, nii et ma kardan seda, mida ta ütleb Ukraina kohta ka. Kas nad jätavad selle riigi nüüd venelastele, et see talle saaks ilusaks teha? Nii et ma tõesti muretsen, et me ei tea, mis juhtuma hakkab. Viimane küsimus nüüd. Kuigi, et ma töötan Riigikohtus, siis täna olen ma siin lihtsa filosoofina. Ja mul on niisugune küsimus siis panelistidele, et lähtudes sellest klipist, mis meile hommikul näidati, kus oli kõneleja, kes oli väga emotsionaalne, niisugune äge ja niisugune elab. Et mulle tundus, et on niisugune teatud alateadlik seos, niisuguse väga ägeda emotsionaalse kõne ja ekstremismi või niisuguse äärmuslikkuse vahel. Ja minu küsimus on see, et kui te usute, et niisugune alateadlik seos eksisteerib, et siis kas meie reaktsioon peaks olema see, et me kuidagi nagu
võtame tagasi või nõuame tagasi emotsionaalse kõne ja hakkame emotsionaalse kõnega ja niisuguse ägeda esinemisega ka nagu häid sõnumeid esitama. Või peaks meie reaktsioon olema see, et kui keegi räägib tasakaalustatult, rahulikult, et me siis hoolikalt vaatame, mida ta räägib, et tema kogemata niisugusel rahulikul ja vaiksel, intelligentsel viisil ei räägiks mingisugust äärmuslikku ja ekstremistlikku juttu. Et ühesõnaga, kas selline seos on, kui selline seos on, siis kas me peaksime püüdma selle tagasi võtta või me peaksime püüdma siis nagu sellele rahulikule kõnele rohkem tähelepanu panna. Aitäh. Ole. Väga hea küsimus siia lõpetuseks. Mulle endale tundub, et sellise maailmalõpu manamine või düstoopilise tulevikuga manamine viib meid kõiki valijaid sellisesse viimasesse võitlusse, et kas nüüd või mitte kunagi. Ja seal on selge, et see omab mõju demokraatiale, ja kui ta omab demokraatiale negatiivset mõju, siis ka inimõigustele. Et seetõttu on paradoksaalne, et me peame tegelikult rääkima kõlavalt, julgelt, emotsionaalselt, isegi agressiivselt nendest ohtudest, aga sellise nagu düstoopilise tuleviku ette manamine võib anda jälle vastupidise tulemuse ja Dominikaani kolleeg viitas siin nendele nagu kujundusele, et talle see meeldis ja et see teda nagu julgustas, siis mina pean ütlema, et mind see kujundus, mis siin on, tegelikult natuke muserdab, sellest ma tunnen juba, et ma olen punane põrg on ja nagu tahaks päikese kätte saada. Kohe saad päikese kätte. Kas või Dominikaani. Kohe saad. So, dear panelists. Nii, head paneeli osalejad ja tahaksin teid tänada osaluse eest, arutelu eest. Tegemist on väga kirju olukorraga inimõiguste mõttes, see puudutab seda, et naistel ei ole üldse õigusi Afganistanis ja paljudes teistes riikides. Inimesed surevad mõttetutes sõdades. Ja vaatan, mis on siis meie probleemid. Allar Jõksi 5-aastane poeg on vihane, et isa on liiga nõudlik. Siis võib-olla me samuti leiame, et see on inimõiguste vastane tegevus ja midagi peaks parandama. Aga jällegi ma tahaksin teid kõiki tänada. Afganistan, Venemaa, Dominikaani Vabariik, Eesti, Ukraina, kõik, kes on siin esindatud. Ja on selge, et meie siin Eestis, siis ma loodan ka meie siin Euroopas koos teiste ühiskondade ja riikidega terves maailmas, kes tõesti veel väärtustavad inimõiguste põhimõtteid ja inimväärikust, siis me peame tegutsema koos selleks, et tasakaalustada vägivaldseid ja negatiivseid trende, mis on pärit totalitaarsest ja autoritaarsetest režiimidest. Ja see puudutab ka nende juhte. Nii et suur tänu teile. Nautige päikselist päeva Eestis. Ükskõik, mis juhtuma hakkab, võib-olla siis täna või siis nädala pärast ja kuu pärast, aga päike tuleb.